Tere, mina olen Ülle Puu Taroka maalide stuudiost ja täna tahan tutvustada teile seda armsat väekat maali minu kõrval. Selle maali nimi on Kodukaitse. Tema suurus on 50x40 ja ta valmis algselt valamistehnikas, kuhu ma siis täiendasin vaikselt juurde detaile. Ülevalt laskub lehvivate rõivaste ja lehvivate juustega olend kuldse näoga. Ta liigub vasakult paremale tulevikku. See tähendab seda, et see maal toimib ka tuleviku kaitse mõttes. Tema silmad on suunatud allapoole ja ta tuleb kõrgematest sfääridest ja vaatab ülevalt alla. Tema näeb tervikpilti. Ta on laiali laotanud oma hõlmad sinu kodu üle, maa üle, sinu emotsioonide üle. Sinine sümboliseerib selgust, valgust, teadlikkust ja kuldne on nagu päike, mis soojendab sinu energiat, sinu teadvust, sinu teadlikkust ja püüab sind panna midagi märkama. Siia keskele on tulnud selline 8 jalg, mis sümboliseerib tegelikult sinu negatiivseid emotsioone. Ja kui sinu kodus ka käivad näiteks kas puhastajad, valguse töötajad, energiate puhastajad, kodupuhastajad, või sulle öeldakse, et siin on halb energia, kodu on vaja puhastada, negatiivsed emotsioonid, tunded on hoopis tegelikult need, mis loovad seda halba karmat või halba energiat. Sinu enda puntrasse kogunenud emotsioonid, need on hoomamatud, neid tegelikult ei näe, aga mina nägin neid nagu sellisel kujul, nagu sellise harkjalana. Siis see võib isegi natuke hirmutada, et miks ta siin pildi peal on, aga see on sellepärast, et ta tuletaks sulle kogu aeg meelde, et kui midagi hakkab nagu nihu minema, siis järelikult on sinu enda emotsioonid oma haarmed laiali ajanud ja hakkavad siin sogama sinu elu, segama sind elamast, segama suhteid ja tuleb jälle üle vaadata oma emotsioonid. Siis teine asi on see, et väljapoolt tulevad niinimetatud sõbrad, tuttavad, sugulased, kes käivad teie kodus ja toovad seda sama harkjalga teile, jätavad oma emotsioonid teile maha. Siis sina ise näiteks vihastad kellegi peale, kes on käinud sinu kodus või saad takka järgi midagi teada, siis see võimaldab seda emotsiooni või energiat, mis sinu juures külas käia maha jättis. Nii, see lehvivate lokkidega nähtamatu olend on siis sinu kodukaitsja, sinu koduhing. Sinu kodus on praegust ka kodukaitsja ja koduhing, aga tema on selline lisaväärtus, lisakaitse, nii nagu on väenukk, kodutalisman, õnnetalisman. Ei hakka väenukk ega väeküünal ega talisman ise tööle, vaid tuleb rääkida selle maaliga, suhelda selle kuldse kaitsjaga. Kuidas siis suhelda? Tuleb rääkida. Tere hommikust ja tere õhtust ja ma lähen kodust ära nüüd, ole hea, valva mu kodu ja kuidas siis täna läks, kas kõik on hästi, kas minu emotsioonid on tasakaalus, kas sa tahad mulle midagi öelda, palun näita seda unenäos. Ja väga hea on ka, kui sa istud selle maali ees, vaatad üks päev ühtesid detaile, teine päev teisi detaile, vaatad neid värve, paned silmad kinni, see ongi juba mediteerimine ja vaatad, mis su meeled üles kergitavad, mis emotsioonid tulevad, äkki tulevad mingi lause, mingi sõna, siis tegu on kevadise maaliga, kus on jää sulamine.
see tähendab seda, et must väsinud energia, mis on peitunud lume alla, koos lumega sulab ülesse ja kevadveega uhutakse minema. Siis samamoodi uhutakse minema hirm, kartus, halb energia, pettumused ja valu. Ja kui tuleb sulle koju selgeltnägija või maag, kes loob sinu kodu kaitse, siis samamoodi sa tegelikult seda ei näe. Ja seda sa ei taju sellisel reaalsel kujul, sest keegi ju füüsiliselt sul seal nurgas ei seisa. Sinine aktiveerib kurgutsakra, tõe rääkimise iseendale, sest inimene valetab iseendale väga osavasti. Ühesõnaga aktiveerib kurgutsakra, tõe rääkimise iseendale, tõe rääkimine väljapoole ja tõe rääkimine sissepoole. Nii. Siis valge siin vahel on nagu mäekristalli efektiga, see võimendab seda sinist värvi, selgust, valgust, vaimsust, üleloomulikke jõudusid või üleloomulikku väge või ka kõrgemat mina, mis loobki tugeva kaitse, mis peegeldab omakorda su koju. Selle olendi liikumine on vasakult paremale, tulevikku. Maal ei toimi ainult praegust, vaid ka tuleviku perspektiivi silmas pidades. Siis öeldakse, et teie kodus on needus, paha energia, kurjus on teie ümber. Mind ümbritsevad halvad inimesed, aga ei, see on sinu enda poolt loodud 8 jalg siia. See sümboliseerib seda sama negatiivse karma loomist, mis tuleneb paljuski inimese enda seest läbi hirmude, kartuste, pelguse, pettumuse. Siis siin all on kõik see, mis sogab selle ära. Kuldne, see kevadine pori, mis lüüakse lahti ja laiali ja see valgub minema, sulab ülesse. Ja sellele aitab kaasa jõuline, tugev, maagiline kaitseolend. Ja see kaitseb kodu, kaitseb sind ennast, tugevdab sinu sident iseenda kõrgema minaga. Sa vaatad näkku iseenda negatiivsetele omadustele, hirmudele ja suudad neid ületada kindlal, julgel moel. Selle maali mantra on: luban iseendal lahti lasta kõigest negatiivsest energiast, mis kisub mind madalamale. Ma luban lahti lasta hirmust, kartustest, haigustest, enesehaletsusest, pettumusest, iseenda sabotaažist, iseenda kahjustamisest teadlikult või mitteteadlikul moel. Ma luban iseendal vastu võtta kõrgema vibratsiooni. Ma luban iseendal vastu võtta hoolimist, armastust, komplimente, abi, toetust, raha ja küllust erineval moel. Ma olen hoitud ja kaitstud. Minu kodu on hoitud ja kaitstud. Ja nii on. Aitäh, aitäh, aitäh. Ja mina tänan teid kuulamast. Aitäh, et te olemas olete.